Nii kirtusel või Jeesus. Mul oli, ma eile ei olnud veel mingit jutlust ja mõtlesin, et kui jutlust Jumal ei anna, siis ülistame. Oleme lihtsalt rahulikult. Ei hakka siin midagi punitama. Aga hommikul andis mulle sõna ja siis hakkas ikkagi tulema. Nii et ilma ei jäetud. Aga kui oleks ilma jäetud, siis oleks ülistanud. Et ei ole mõtet nagu ise midagi välja punitada, sellel ei ole mitte mingisugust väge. Ja see sõna, mis anti oli, Abraham uskus ja see arvestati talle õiguseks. See oli sihukene sõna, mis mul kunagi, kui oli Evald Timmasel oli mina veel käisin maailmaradu, oli 80 aasta juubel, siis meid kutsuti sinna ja siis räägiti sellest Abraham uskus ja see arvestati talle õiguseks sellest kirjakohast ja ma ei saanud mitte midagi sellest aru. Aga see jäi mulle meelde, et huvitav, mis asi see on. Aga nüüd hakkab asi arenema lahti ja kirjutatud on, et vaata, usk on loodetava tõelisus ja nähtamatude asjade tõendus. Hebrastele 11.1. Usk on sammu astumine millegisse, mis pole võib-olla inimlikult reaalne ja seda ei saa kohe käega katsuda, aga sa loodad, et see sünnib, sest Jumal seda on näidanud ja ilmutanud või öelnud. Inimene peab tundma Jumalat, mitte ainult teadma Jumalast ja ta peab usaldama Jumalat. Kui meil pole kindlat suhet Jumalaga, siis võime saada ilmutusi eksitavalt vaimult ja need tekitavad segadust läbi kõikumisi otsustes ja lõpuks on veel tagatipuks veel Jumal ka süüdi, et miks sa mul näitasid. Et meil on vaja Jumalat tunda, mitte ainult teada. Jumala poolt antud visioonid tulevad niikuinii, kui me otsustame selle sisse minna. On ka Jumalas süveräänne tahe. See sünnib niikuinii, kus me tahame või mitte. See on nüüd selline asi, et Jumal on öeldud ja ta viib selle niikuinii läbi. Et see ei ole nagu sinu nagu vee peale astumisest sõltuv. Aga muidu tuleb nägemus või asi ja nagu ütleb ka, et nägemus ootab oma aega, Hoosi 2.3.4. Nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta. Ja kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ka kõhkle. Jumal viib oma asjad täide niikuinii. Ja vaata, kes on isemeelne tohi olla, selle hinge ei ole siirasta sees, aga minu õige elab oma usust. Et Jumala õige on selline, kes on võtnud selle sihi, Jumal ütles mulle ja ta läheb sellega kaasa, isegi siis, kui teised inimesed ütlevad, et ei, see on ikka jama ja see pole inimlik ja terve see maja pole siin inimlik kõne. Aga Jumal ütles selle asja välja ja on inimlik pärast lõpuks on käes. Ja paljud ootavad raha näiteks ja finantse, et kui Jumala sõna ütleb selgelt, et kui nägemus tuleb, siis tuleb sinna usus peale astuda ja hakata tegutsema, sest ust ilma tegudeta on surnud. Siis kui sa jääd raha ootama, siis sa ei saa ka mitte midagi, sellest raha sul ei anta. See pole usk, et sa usud rahakoti peale. Usk usub alati nägemust. Ja tavalised nägemused on absoluutselt sellised, mis meie pähkel hakkab tõrjuma. Ja need on need usus väljaastumised. Usk on selline asi, et sa pead usaldama oma Jumalat, tema annab siis ka need finantsid ja asjad, kui ta ütleb sulle, et sa teeb seda, siis sa teeb. Paljud ootavad raha ja finantse, kuid Jumala sõna ütleb selgelt, et kui nägemus tuleb, siis sinna usus peale astuda ja hakata tegutsema, sest ust ilma tegudeta on surnud. No kas või niimoodi oli meil, kui Pille omal autot tahtis 5 aastat palvetas ja siis tuli hääl ja ütles, minge oske autopoodi minge. Ja samal hetkel oli mul taskus 28 euri. No, ja see on selline asi, et kõik inimlik asi ütleb, et ära mine, et sul ei ole. Aga näed,
hääl ütles, Jumala vaim ütles, minge, me läksime ja samal päeval pidime otsustama, mitte järgmine päev. Samal päeval pidime otsustama, vaatasime üksteisele otsa, öeldi, kas võtate või ei võta, 28 € taskus, jah, võtame, kõik. Astusid vee peale ja Jumal hakkas siis neid asju andma. Kui me oleks ootanud Subaru raha, siis Bill ei oleks selle autoga sõitnud. Seepärast, et seda ei oleks mitte kuskilt tulnud seda raha kokku, et sa ootad, et nüüd ma kogun, panen purki ja kogun 28 000. Isegi maailma inimesed käivad, võtavad riske. Neil ei ole Jumalat, aga nad võtavad riske, võtavad laenu, ehitavad maju. Nad võtavad kõik riskid ja asjade peale. Ja aga näed, Jumala vaim ei jätnud häbisse. Nii et erinevate asjade kohta on pikem lugu, kui tahab küsida. Ja lõpuks auto seal kätte saadi. Sest issand hakkas tegutsema. Nägemused või sõnad, mis Jumal annab, tunduvad inimlikult reaalsed. Nagu ka Gideoni puhul. Gideoni lugu. Igasugune kartus ja argus on linnupüüdja pael. Kui Jumal midagi ütleb, siis nii see on. Ja kahtleja ei saa midagi issanda käest. Jakobus ütleb, et ärgu isegi arvaku, et ta saab midagi issanda käest. Kui kahtled, kõhkled, kõigud seal otsustes, sa ei isegi ära arva, sa ei saa mitte midagi. Kui sa üks päeva räägid ühte juttu, teine päev räägid teist juttu, siis põhimõtteliselt sul tuleb hakata palvetama, seepärast, et sa oled nagu see palveränduri teekonnas see mõjutatav. See oli kohe, mul pole mingi probleemi praegu tagasi minna ja minema minna ja see on see mõjutatav. Üks päev on teine ja me ei tohi seda minna sellist teed. Sest kui Jumal on öelnud, siis on asi korras. Iisraeli lapsi rõhuti ja laastati selles Gideoni loos. Ma loen Gideoni kohtumõistet raamas 6:10. Nii jäi Iisrael väga kehvaks Midiani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid issanda poole. Nagu kitsas käes on, hakatakse ikka kisendama issanda poole. Ja kui Iisraeli lapsed Midiani pärast issanda poole kisendasid, siis ta läkitas issand Iisraeli laste juurde prohveti, kes neile ütles, nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal. Mina tõin teid ära Egiptusest ja tõin teid välja orjuse kojast. Ma päästan teid egiptlaste käest ja kõigi teie rõhujate käest. Mina ajasin nad ära teie eest ja andsin teile nende maa. Ja mina ütlesin teile, mina olen issand teie Jumal, ärge kartke eemorlaste jumalaid, kelle maal te elate. Teie aga ei ole mu häält kuulda võtnud. Jumal ütles väga selgelt, see ei tohi vaenlast karta. Vaenlase kartus, kes kardab Venemaad, kes kardab seda, kes kardab, Jumalat tuleb karta. Siin ei tehta ühtegi sõda enne, kui Jumal selle luba annab. Seepärast, et tema on universumi kuningas. Siin ei liigu enam kurat niisama ringi. Kuradi käest riisuti kõik võtmed ära. Kuradi võtmed on praegu, kõik surmavalla võtmed on Jeesuse puusa peal. Kõik need võtmed on seal, ta riisus kõik meelevallad, häbistas teda. Ja praegu on kõik asjad Jeesuse käes. Me peame seda uskuma. See on ka jälle usu läbi. Vaatad neid olukordasi. Meil käestaks ainult Jeesuses olla. Ja meil tuleb vaadata tagasi, mis issand meie eludes juba teinud on. Need kasutavad meid. Jumalat kurvastab see, kui me kardame inimesi või olukordi või igasugused tuumasõdasi ja ei tea mis asja veel. Meil on öeldud, et sõjad niikuinii tulevad. Ta ütles, et teie püsige Jeesuses. Kui issand on meie poolel, kes võib olla meie vastu? See tähendab seda, et kui on Jeesus meie poolel, kes võib olla meie vastu? Me peame olema issanda poolel. Gideoni loost näeme, et oma Jumala kartus oli asendatud maiste jumalaste kartusega. Et seal oli, et nad hakkasid kartma eemorlaste jumalaid, ebajumalaid, neid, kellel ei räägi, kõrvu ei ole peas, puutummasi jumalaid paale, hakkasid neid kartma. Ja see tõi neile püünise ja hävingu. Aga Jeesusel on ikkagi plaan. Nagu kirjutatud on seal edasi, kohtumõistuse 6,
ja issand engel tuli ohvrasse ning istus tamme alla, mis kuulus abieserlastele. Joasele ja Joase poeg Gideon peksis surutõiest nisu ja seda miidianlaste eest kõrvale toimetada. Ja issanda ingel ilmutas ennast temale ning ütles talle: issand on sinuga, sa tubli mees. Siis kui jumala vaim mulle hommikul seda rääkis, siis mul tuli meelde, et kui me naisega abiellusime Oleviste kirikus, siis Siim Teeker pani meid paari. Jumala nii nagu ette nähtud on. Ja kes on tegelikult prohveti Anniga. Ja ta ütles mulle täpselt need sõnad, et issand on sinuga, sa tubli mees. Ütles mulle need samad sõnad. See on Gideonist. Ja mul tuli see hommikul meelde, ma ütlesin naisele, näed, et pärast tänane jutlus ja issand tuletas mulle meelde, et järelikult mul on ikkagi samas vaimus. Täna kirjutades jutlust, elustas issand taas need sõnad mulle, et ta pole minu suhtes oma meelt muutnud. Kiitus Jeesus, et me ei kurvastaks oma Jumalat ja püsiksime usus. Jumal tuletab seda asja meelde sulle, mida ta kunagi üliammu on öelnud 10 aastat tagasi. Gideonile anti Jumala poolt võimatu ülesanne. Gideon katsus läbi oma sõnumi tooja, seepärast, et see oli tõesti võimatu olukord. Ja Gideon vastas temale: oh mu issand, kui issand on meiega, miks pärast on siis see kõik meid tabanud ja kus on kõik tema imeteod, millest meie vanemad meile on jutustanud, öeldes, eks ole issand meid Egiptusest ära toonud, aga nüüd on issand meid maha jätnud ja Miidiani kätte andnud. Siis pöördus issand tema poole ja ütles: mine selles oma jõus ja päästa Iisrael Miidiani käest. Tõesti, mina läkitan sind. Läkitus pandi taha ja öeldi, et nüüd lähed sa oma selles jõus nii palju kui on. Ja siin on selgesti aru saada ja lugeda, et Gideonil oli usk, sest ta küsis, kus on need imeteod. Gideon uskus imetegudesse, mis issand oli ennem tehtud. Tal oli usk juba olemas. Ta uskus issanda vägevusse, kuid polnud mõistmist, et Iisraeli lapsed olid ise endale oma argusega jamad kaela tõmmanud. Nad hakkasid kartma ebajumalasid, kes ei räägi ka kuule. Issand läkitab nüüd Gideoni, kelle salk ja vennaskond on nii pisike, kes pole praktiliselt mitte keegi, läkitab Miidiani kallal. Ja Gideon vastas temal: oh issand, millega mina Iisraeli päästan, vaata mu 1000 on kõige nõrgem Manasses ja mina olen noorem oma isa peres. Siis ütles issand temale, et mina olen sinuga, siis sa lööd miidalised maha nagu ühe ainsa mehe. Me peame aru saama, et kui Jumal midagi ütleb, siis mees, kellel ei ole, see armee oli nagu mereliiv. Kui keegi mere üles käinud on, mina käisin. Seal on kirjutatud nagu mereliiv, nagu roodulisi pari. Ta ütles, et sa lööd nagu ühe mehe maha. Sa mõtle, kui issand on meiega, siis ei ole meil mitte midagi. Me peame sellesse uskuma. See, mis Jumal Gideonile ütles, oli inimlikult võimatu. Siin pidi Gideon rakendama oma usu, sest usuta ei saa olla Jumalale meelepärane ja palk on usklikele. Antakse uskutlikele, nemad saavad oma palga. Vaenlane on nagu rohutirtsu parv ja Gideonile öeldakse, et sa lööd nad maha nagu ühe ainsa mehe. Meil on praegu vaimne sõda ja kaklemine pimeduse, valitsuste, kurjade vaimude teemonitega. See on nüüd meie asi, millega me praegu tegeleme. Me ei tegele inimestega. Kui kui kuri vaim on kellegi asja vaata üle sealt võtnud, siis me peame palvetama, seepärast, et kurjad vaimud on need, kes mõjutavad, eksitaja vaimud on need, kes mõjutavad ja viivad inimesi sinna tänna 3., 4. kohta. Ja Gideon läks ringi, valmistas siku talle ja poolest vakast jaust aplemata leivakesi, pani lihakorvi, leemepotti ja tõi tema juurde tamme alla. Siis seadis teda ette, aga Jumala ingel ütles temale: võta liha ja aplemata leivakesed, aseta siia kalju peale ja vala leem välja. Ja ta tegi nõnda. Ja issand ingel sirutas saua, mis tal käes oli ja puudutas selle otsaga liha
ja hapnemata leivakesi. Siis tuli kaljust välja, tuli ning põletas ära liha, hapnemata leivakesed ja issanda ingel kadus ta silmist. Siis Gideon nägi, et see oli olnud issanda ingel ja ütles, oh häda issand, nüüd ma olen näinud issanda inglit palgest palgesse. Aga issand ütles temale, rahu olgu sinuga, ära karda, sa ei sure. Siis Gideon ehitas sinna altari issandale ja pani selle nimeks, issand on rahu. See on kuni tänapäevani alles abieereslaste ohvras. Järelikult on ta praegu alles, tuleb minna vaatama seda altarit. Ja Gideoni nägemus oli palgest palgesse Jeesusega. On nägemusi, mis on palgest palgele. On sõna, mis on elustatud piiblist, Reima sõna. On unenäod, mis on Jumala sõna kohased. On võrratuid ilmutusi. On pühavaimu juhatusi. Et sa oled Jumala plaani sees, nii et ise saad hiljem aru, et sa oled olnud. Need on Jumala suveräänsed tahtmised. Kui Jumal liigutab sind niimoodi, alles pärast seda aru, et sa oled tema tahet teinud. See on Jumala suveräänne tahtmine, mille ta viib täide oma templi kaudu. Tahad sa siis või mitte, seda sa ei saa valida. Kui Jumal otsustab sind kasutada, siis ta kasutab sind ära selleks, mis vajale. Seepärast esiteks, kuna me pole ise enda omad, vaid me müüsime ennast maha Jeesuse verelepinguga. Me oleme maha müüdud, me tegime lepingu Jeesusega, verehinnaga. Nii, veri oli leping, tükk. Mina ei ole enda oma, sina ei ole enda oma, keegi ei ole enda oma, me oleme maha müüdud, äri on tehtud ja me peame seda aru saama, et me ei ole enda oma. See peab aru saama, see ei jõua kuplisse, see ei ole enda oma. Kui sa oled Jeesusele lepingu teinud, siis vaata, et oleme sõnakuulelikud. Ja edasi me peame elama verelepingu alusel edaspidi elades. Sõnakuulelikult, muidu rikutakse ka meid ära. See on hoiatus, on kirjutatud, et uues testamendis, kes rikub ära Jumala templi, selle rikub ära Jumal. Esimene asi, mis oli vaja teha, et taastada side Jumalaga, oli kõrvaldada ebajumalad. Gideonil ei olnud lihtsalt, mille pärast nad Midianid värgid kaelale tulid. Ebajumalad. Iisraeli rahvas võttis ebajumalad endale. Nagu on kirjutatud, see lööl ütles issand temale, võta üks oma isa härja värssidest ja teine 7-aastane härg, kisu maha paali altar, mis su isal on, raju maha selle kõrval olev viljakus tulp. Näe, see oli see, mis tõi häda kaela. Ei oleks seda jura tulnud, ei oleks häda kael tulla. Häda tuleb kaela Eestimaal, kui pannakse need viljatuspuupas ülesse, igasugused jura ülesse. Õnneks on siin salajased Gideonid mootorsaagidega ja lõikavad nad maha ja nii peabki olema, et häda ei tuleks. Need on need, mis toovad häda kaela, igasugused ebajumalad. Siis ehita andis konkreetsed ülesanned. On näha, et anti konkreetsed ülesanned. Siis ehita kividest altar issandale oma Jumalale selle mäelinnuse tippu, võta see teine härg ja ohverda põletusohvriks sinu poolt maha raiutud viljakustulba puudega. Me teame väga hästi, et ebajumalad põlevad hästi, ahjuga oleme kütnud, maja sai soojaks. Ebajumal on küpsetuseks hea ja tuleb väga hea ja tuleb põlema panna ja põleb väga hästi ja saab isegi maja soojaks. Ja Gideon võttis 10 meest oma sulase hulgast ja tegi nõnda, nagu issand temal oli öelnud. Vaata, seal ei saa öelda, ei, kuidas ma lähen, ma saan võib-olla peksa seal. Ei, sa lähed ja teed ja vaata, mis selle tulemus oli. Tulemus on siin väga hea, et ta tegi seda, mis talle kästi. Sellest siis on issand sinuga. Ja Gideon võttis 10 meest oma sulaste hulgast ja tegi nõnda, nagu issand oli temale öelnud, aga kuna ta kartis oma isa peret, kõrge värin oli sees, linnamehi, siis et teha seda päeval, siis ta tegi seda öösel. Arukas käitumine ei läinud kohe, võttis öösel vaikselt ette asja. Issand rääkis öösel, vahepeal meile öeldakse ka, et issand räägib öösel, annab armsatele unes, ütleb piibel. Pidev ringi sebimine halvendab tõde kuulamast, sellepärast räägib issand meile öösel, seepärast, et liha ei käi seal ringi, öösel keegi voodis võib-olla jookseb kuutõbine, aga muidu öösel voodis magatakse, see liha seal magab, siis saab vaimuga rahulikult rääkida. Seepärast ongi, need inimesed, kes hullult sebivad ringi, nendel seal ära otsi, et sealt Jumala sõna sealt kuidagi leiab.
Nendest leiad, kes on paastuspalves, läheb kuskilt issandat otsima ja ei tegele tavaliste asjadega. Sealt kuuled paremini Jumala sõna. Ja nii tuleb eemaldada oma elust see, mis Jumalale ei meeldi, et astuda issanda nägemusse. Ennem korista oma ebajumala ära. Me teame väga hästi, kui raske on koristada. Mõni on kiindunud, ei tea, mis asja. Oi, vanaema kinkis, vanaema, millal suri? Eelmine sajand. Mis asja sa hoiad sellest? Viska minema, sa oled kiindunud sellesse. Kus sa vanaema selle ostis? Nõiakauplusest. Väga hea. Siia vaata, oi, miks mul raha ei ole, miks seda ei ole, miks on jamad kaelas. Sellepärast, et sa oled oma neetud asja seal hoidnud kinni ja hakanud armuma selles. Selles see asi ongi. Tuleb kõrvaldada. Me loeme väga selgelt sellest juhtnööri, mis antakse. Kõik lihalikud ingelikud teod on takistuseks, visiooni jõustumiseks. Gideon tegi mis kästi, kui ebajumalad olid maha tõmmatud, oli tegelikult sõda juba vaimselt võidetud. Kui ebajumal oli kõrvaldatud, vaimselt oli juba sõda võidetud. See oli vaimus. Vaat ennem vaimus, siis näeme. Laksti ebajul maha, saad, linnast ebajubal minema, siis näed juba, et asi kuidagi läheb paremaks. See käib nii pidi. Vaimust tehakse laks ära. Aga Joaas ütles kõigile, kes tema vastu üles astusid, kas tahate Paali pärast riieta. Näe, vaata, siis kui Paal oli juba ära küpsetatud, siis tuli inimesele mõistus pähe. Siin loeme, inimesel tuli mõistus pähe ja astus praktiliselt Gideoni kaitseks välja. Vaata. Kas tahate Paali pärast riielda või tahate teda aidata? Kes tema pärast riided peab täna hommikul surema? Näe, milline meele muutus kohe oli kui ära. Muidu oli Paali kummardaja. Kohe oli neile muutus, kui ebajumal kõrvaldati, kohe läks teine meelsus. Me näeme, et see vaimsus tuleb sinna lihtsalt inimesele peale. Kas tahate täna hommikul see, kes veel riidleb Paali pärast, peab surema? Kui ta on Jumal, siis riielgu ise, et ta altar maha on kistud. No mõistliku meele jutt hakkas kohe tulema. Sel päeval pandi Gideoni nimeks Jerubaal, sest nad ütlesid, Paal ise riielgu temaga, et sa tema altari maha kiskus. Vot, aga me teame seda, et Paal ei riidle. Seepärast, et ta on ju kuju tavaline. Seal ei riidle midagi. Kõik miidianlased, amalekid, hommikumaalased olid kogunenud üle jõe tulnud, Iisraeli orgu leeri üles löönud, aga issanda vaim täitis Gideoni, vaata, ta puhus sarve ja abiserlased hüüti temale järgnema. Vaata, pasun hüüab, Jumal täidab kellegi püha vaimuga. Näeme, kui issanda vaim kuidas issanda vaim töötab, kui kellegil, kes teostab Jumala tahet, siis tema juurde kogunevad inimesed. Jumal katsub kõik need inimesed läbi ja otsustab, kes läheb kurjade vaimudega võitlusesse ja kes jääb koju perede juurde või oma laste juurde, nagu ka palveränduris saatan meelitas koju, vaata pere juurde. Father come home, et meelitab ära sõjast. Ja need, kes on maised, kiistlased, poliitilised, nendega pole ka midagi teha vaimses sõjas. Vaimses sõjas on vaja usaldust ja usku ja üksmeelt ja lootust, mis usub ja näeb kaugemale sellest asjast, mis tegelikult on. Ta peab kaugemale nägema, usk näeb alati kaugemale. Loodetava asjade tõistusse läheb kaugemale. Ja Serubabaal, see on Gideon, tõusis vara üles samuti kogu rahvas, kes oli koos temaga ja nad lõid leeri üles Harodi hallika juurde. Miidianlaste leer jäi temast põhja poole alates Moore mäestiku künka tasandikul. Ja issand ütles Gideonile, sinuga on kaasas liiga palju rahvast, et ma võiksin anda miidialised sinu kätte, et Iisraeli hakkaks kiitlema minu ees öeldes, ma oma käsi päästis. Ja Jumal ei ole mitte ühtegi au sulle ära, ära kogu rahvast juurde. Näeme, et kes otsib enese au, seda pole läkitanud Jumal. Kui keegi otsib enese au ja ajab pundi ise kokku. Et ummis, et mina tegin, mina palvetasin, mina oskan, mina teen, mina võitsin. See on kõik mina. Selle on Jeesus peab see hoopis surema. Kas, et nagu ka ütleb Galaatia 1, kui ma nüüd otsin
toetust, kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt. Kas ma püüan meeldida inimestele, sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma poleks Kristuse sulane, ütleb Paulus. Mitte mingit inimestele meeldimist ei ole. Kui sa inimesele meeldid, siis varsti sa kõrvakõdidele räägid. Varsti sa kõditad tal kõrvu, vaatad, oi, ta kurvastas ära. Issand anna parem jutlust, muidu kurvastab ära. Ei ole, mis issand ütleb, seda tuleb öelda. Pärast on karmid asjad, kui sa ei räägi sellest, mis on. Sina räägid ja Jumala vaim tegutseb inimeses. Ja nüüd ta ütles edasi sealt. Ja nüüd hüüa siis rahva kuuldes ja ütle, kes kardab ja on arg. Näed, kardab ja on arg. Nendega ei ole sõjas mitte midagi teha. See mingut tagasi lahkugu Gideoni maale. Esimene asi, mis ära kartjad, arad jooksevad kohe kodu. Jumal ei taha nendega tegeleda. Ja rahvast läks tagasi 22 000. Mõtleme, kui rahva maist tuli kokku. 22 000 arga sellel Iisraeli juures juba arad ja kartjad. Me peame Jumalat kartma. Ja issand ütles Gideonile, rahvast on ikka palju. Vii nad vee juurde, siis ma katsun nad sealt läbi sinu jaoks. Näed, Jumal katsub inimesed läbi kellegi jaoks, kelle läbi ta mingit asja tahab teostada. Ja ta katsub läbi inimesed ja ta paneb nad katsetesse. Ja siis, kui nad ei kõlba, siis nad lihtsalt ei ole vaja, Jumala tahe peab olema. Rahvast on liiga palju, nii. Vii nad vee juurde ja ma katsun nad seal läbi sinu jaoks. See, kelle kohta ma sulle ütlen, tema mingu koos sinuga. Näe, Jumal ütleb, kellega sa koos lähed ja kellega sa mitte ei lähe. Mingu koos sinuga. Aga igaüks, kelle kohta ma sulle ütlen, tema ärgu mingu koos sinuga, ärgu mingu. Vaata, kogu aeg on vaja põlled maha pinna, kellega ma lähen, kellega ma ei lähe, et mingi jama kokku ei tule. Esiteks kohe, kui näed nuusutad argust, nuusutad inimesele argust või seda, siis sa näed, et see tuleb kohe öelda, et tuleb koju saata. Ja Gideon viis rahva vee äärde ja issand ütles Gideonile, igaüks, kes lakub keelega vett nagu koer, pane tähele, lakub keelega vett nagu koer, pane eraldi, samuti igaüks, kes lakub põlvili jooma ja nende arv, kes lakkusid käest suhu, oli 300 meest, aga ülejäänud rahvas oli lasknud põlvili vett jooma. Ja issand ütles Gideonile, nende 300 mehega, kes lakkusid nagu koerad, ma päästan teid ja annan miidelsed su kätte. Ja kõik muu rahvas mingu igaüks koju. Näed, minema, nad ei kõlbanud sinna koju ja nad võtsid rahva teemoona ja nende sarvpasunad enesega kaasa ja kõik muud Iisraeli mehed ta saatis ära. Igaüks oma telki need 300 meestaga jättis ja miidlaste leel oli temast allpool orus. Orus käib, vaata orus käis. Ja muulad on need, kes vaata joovad sealt nagu imevad vett. Muulad on segaverelised, nad on lonkavad 2 karguga, 1 jalaga maa peal, teisega seal ja imevad nagu vett sisse, kui keegi muul on neid, et obud on ka sökkane. Muul on eesli ja obuse ristsugu. Seda ma sain naise käest täna teada. Mina nii tark ei ole zooloogias. Aga ärge, ja vaata see piibel ütleb ka psalm 329, ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta, näed. Ilma aruta. Neid tuleb suuliste ja valjastega taltseks teha, muidu nad ei tule su ligi. Muulad on siis arutud, sõna kuulmatud, oma tahet läbi suruvad, kõlbmatud sõjaks. Ennem kui neid taltsutatakse, piitsutatakse sõna kuulelikuks Jumala tahte alla, siis on nad juhitavad. Teatavasti metsikustest hobusest saavad ratsud. See on issandale truud ja sõjas asendamatud. Metsikud, hobused ja muulad ei kõlba sõtta. Ristil suremata kristlased on näiteks metsikud hobused. Hobune on muidu väga hea asi, aga teda taltsutatakse. Kõik kristlased taltsutatakse ära Jumala poolt. Pannakse ilusti taltsutab seal. Nii, nüüd on koer. Koer pole, ma täitsa imestasin, kui Jumal sellest koerast rääkis. Mul
Näed, koer pole muidugi mingi hea mainega loom piiblis. Kui koerast vaadata, siis koer ei ole hea mainega. Kuid siin maailmas pole ühtegi looma nii truud, kui on koer. See on pidevalt peremehe ligi, istub ta jalge juures nagu Maarja Jeesuse jalge juures ja ta kuulas, mida Jeesusele öelda oli. Ma tean, mul oli ka kunagi koer, ta ei lähe su juurest minema, ta istub sul seal jalge ees, igal poole, kus läheb, ta ronib suga kaasa. Vaata, see ongi nüüd see, Jumal kõnetas mind hoopist koera teistpidi. Ja nad võtsid need kaasa koerad seal, kes lakkusid nagu koerad. Ja nad on sõnakuulelikud oma isandale. Teeb kõik, mida kästakse. Koer teeb kõik, mida sa käsed. Ütleb, pole vait, istu. Mul on see vanemal tütar on koer. Istu, emma. See istub, üldse ei liiguta, mitte midagi. Üli sõnakuulelik. On ka hulkuvaid koeri, kes oma ookse juurde tagasi jooksevad. Need on taltsutamatud, need on seal hulguvad siin ringi, käivad seal räsitud. Ja issand ütles Gideonile, nende 300 mehega, kes lakkusid, ma päästan teid. Näed, sõnakuulelik, edega saab minna. Need, kes kuulavad sõna. Ja annan miidalised su kätte. Aga kõik muu rahvas mingu igaks koju. Ja nad võtsid rahva teemuna ja nende sarpasunad enesel kaasa. Kõik muud Iisraeli mehed saatis ta igaüks oma telki. Ja orus läks asi lahti. Nii, ka palveränduris oli see alla orgu minek. Jeesus ei jäta meid ka meie nõtruse säbisse, kui kohutab kartus. Vaata, et kuule, kuidas ma nüüd lähen 300-ga? See on ikkagi, seal on paar miljonit inimest ja ma lähen 300-ga sinna. Ja kohutab kartust, julgustab Jumal vastu pidama. Võimatu inimlikult saab võimalikuks usu läbi, mida Jeesus ka vahetult kinnitab. See on täitsa võimatu. Sa lähed sinna 300-ga, sa pead ainult Jumalale lootma. Sa ei saa mitte midagi. Sa lähed sinna sõtta. See on samamoodi. Teeme 300 pundi ja lähme siin, ma ei tea, sa viski, sa Jussile kallale. No, kui Jumal ütleb, siis lähedki ja sa võidad ka selle. Ja sellel ööl sündis, et issand ütles temale, tõuse ja mine alla leeri. Ta tuli vastu selle Gideoni, ta nägi, tal oli väike kartus ja väike hirm. Tõuse mine alla leeri, sest ma annan selle sinu kätte. Aga kui sa kardad minna, näed, Jumal on armulik, ta kardab minna, kuule, et kuidagi püksiseär päriseb, siis mine alla leeri koos oma teenri puuraga ja kuula, mida nad räägivad. Siis kinnitatakse pärast seda su käsi. Jumal ütles, et mine alla ja kuula, sa saad usu. Ja sa oled võimeline minema alla leeri. Ja ta läks koos oma teenri puuraga alla leeri palvesalkade juurde ja miidanased, amalekid ja kõik hommikumaalased lebasid orus, nõnda palju kui rohutirtse ja nende kaamlid oli arvamatu suur, nõnda palju nagu liiva mere ääres, mõtleme, kogus seal oli. Ja kui Gideon tuli, vaata, siis jutlustas üks mees teisele unenäo ja ütles, vaata, ma nägin und enne, üks odraleiva kook veeres Midiani leeri, jõudis telgini, tõukas seda nõnda, et see langes maha ja pööras alumise poole pea peale ja telk jäi labama. Ja teine vastas ja ütles, see pole midagi muud kui Iisraeli mehe Joasi poja Gideoni mõõk. Jumal on andnud tema kätte miidanised ja kogu leeri. Kui Gideon oli seda kuulnud, ust tuli kuuldust. Ta kuulis, kuule, siin on praegu juba seal käib nad on juba värisevad seal Iisraeli ees. Kummardas ja läks ta tagasi Iisraeli leeri ja ütles, tõuske, sest issand on andnud Midiani leeri teie kätte. Vaata, ust tuli kuuldust ja Jumala sõnast. Jumal näeb, ta tuleb sulle vastu, et kuule, mul on kindel plaan, praegu lüüakse see miljon inimest seal maha 300 mehega. Nii, ja nad jooksvad seal. Ust tuleb kuuldust ja nagu ütleb Jumala sõnast. Kuuldust sai usk täielikuks ja hakkas teostama võimatut. Sa saad lihtsalt selle usu laksu, Jumal paneb sulle pentsu. Et tuli põlema läks kõvemini. Ja ta jaotas need 300 meest 3 salgaks. Andis nendele kõigile kätte sarpasunad ja tühjad kruusid ning tõrvikud kruuside jaoks. Ja ta ütles neile, vaadake mind, näed. Jumal vääras kellegi sinna juhiks, kes oli Gideon. Vaadake mind ja tehke nõnda sammuti. Vaata, kui mina olen jõudnud leeri servani, siis tehke nõnda, nagu mina teen.
teised pidid nagu koerad vaata, nad pidid vaatama, mis tehakse ja teha selle järgi. Näeme, et Salk, keda Jumal valis, tegi kõik nagu koerad, kes kuulavad oma isanda häält. Ja ka Jeesus ütles, et ma ei tee midagi, mida ma ei näe isa tegevat, sest mida iganes isa teeb, teeb ka poeg. Nägemus, ta teeb täpselt seda samad. Pilgud tuleb Jeesusele ja kui Jumal on pannud kokku mingi sõjapundi, on ta sinna määranud ka Gideoni, kes juhatab tema sõjaväge. Ta on määranud kellegi sinna ette, kes seda sõjaväge juhib. Kui ma puhun sarve, mina ja kõik, kes koos minuga, siis puhuge ka teie sarvi ümber kogu leeri ja hüüdke Issanda ja Gideoni eest. Issanda ja Gideoni eest. Nägid, Issand lubas ka Gideoni nime austada, kuna ta tegi, mis ta kästis. Vaata, enne auad alustada. Sa võib ka niimoodi. Ma vahepeal mõtlesin, et kõik panevad oma nime seal ette. Jumal seletas ära. Kui mina luban, siis paneki. Nagu ka Taaveti pani kuningaks ja ta tänapäeval kogukonnad, mis on nimelised, Terve Prints, David Pawson, neil on nimed. Jumal on teinud selle niimoodi. No ma sain oma vastuse sellest hommikul, et ei ole minu asi seal vaadata, et panevad oma nime. Kui Jumal ütleb, siis panebki. Ta ütles Issanda ja Gideoni eest. Mitte oma uhkust mööda, vaid Jumala antud aud mööda. Ja edasi läheb, et Gideon ning seda meest, 100 meest, kes olid temaga, jõudsid leeri serva keskmise öövahi korra alguses. Ja siis, kui valvurid olid seatud kohtadele, siis nad puhusid sarve, purustasid kruusid, mis nendel käes olid. Ja need 3 salka puhusid sarve, lõid kruusid katki, haarasid vasakusse kätte tõrviku, paremasse kätte sarve puhumiseks, hüüdsid Issanda ja Gideoni mõõk ja iga üks jäi seisma oma kohale. Mitte midagi ei liigunud, nad seisid. Aga kogu leer jooksis ja karjus ja põgenes ja need puhusid 300 sarvega ning Issand pööras ühe mõõga teise vastu ja seda kogu leeris ja leer põgenes kui Sittani Serera suunas kuni Abel Mehala rannani Taaboti juures. Ka meie peame alistuma Jumalale, kui kogu tema tahtele ja nägemusele ja visioonidele, kõrvandama oma ämust kõik, mis Jumalale ei meeldi ja siis seisma vastu kuradile. Nad seisid, nad ei teinud mitte midagi, tegid mis kästi, seisid ja nagu ütleb ka Efeklaste kiri, seiske, kui te kõik olete teinud, kruus käes, see asi käes, seiske. See on täpselt see sama kiri Uues Testamendis ja seiste vastu kuradile, pasuna ja kruusi ja tõrvikuga, sõjakisa. Kruus on meie vanad asjad, kruus on asja, vanad asjad, tühjad, purustatakse, me saame uuteks lähtriteks, vanad asja ei pravitata, see tuleb puruks leksta, vana loomus puruks ja saame uued lähkrid, kes ei rebene, nagu Jeesus ütles, et uuesse lähkrisse valatakse vaim. Tõrvik, mis peab põlema meie südames, on püha vaimu valgus, mida ei tohi lasta kustutada. Ja kurat pannakse põgenema, nagu ütleb Peetruse kiri. Vaata siis, kui me kõik asjad oleme teinud, siin on väga suur juhtnöör, pannakse põgenema, nii et nad lähevad ise kiskuma. Nad lähevad üksteise vastu, teemonid lähevad paanikasse, nad hakkavad peksma üksteist. Seda sama asja, mis see Gideoni lugu on, näeme me varsti Iisraeli leeris seal, mis see Iisraeli koogi sõda, mis seal teevad. Jumal tuleb alla, nad löövad nad üksteisega kokku. Nende asi on seal, nad teavad väga hästi seda Gideoni lugu. See on Vana Testament, kõik need juudid teavad. Nad peavad käed üles võtma ja seisma seal ja kisendama. Ma kuulsin ühte jutlu, ma ei tea, kas Ülo Niinemäe rääkis või kes oli. Ma arvan, äkki Ülo on rohkem seda asja. Seal oli olnud niimoodi, et nad võtsid Iisraeli, ükskord tulid need amassid ja babassid seal kallale abemikud, need moslemid seal, tulid seal kallale ja nad tegid niimoodi, et nad võtsid autol sumbutid alt ära, saad aru, ja nad läksid sinna ja ütlesid, et kõik gaas põhja ja siis nad panid seal kõik gaasi põhja, siuke lärm tuli ja need jooksid sealt minema, kellega nad seal tülitsevad. Ma ei tea, kes see seal ääres on. No, kes praegugi tülitsevad. Ja nad tegid samasugust asja seal. Võtsid autolt ära ja mõtle, kui te teate, kui sumbuti alt ära võtta, mis häält ta seal teeb ja kui seal on mingi 10 000 masinat, siis see oli kohutav hääl, mis seal oli.
ja 300 mehega nemad tegid ka sõjakisa. Ja siis muidugi need ju kohe ju mõtlesid, mis asi see on nüüd, et mis siuksed hääled vaata. Ja jooksidki laiali ja andsid võib-olla üksteisele veel kitli peale ka, sellest me nagu näeme, et see tegelikult niimoodi on. Jumala asjad käivadki paraku nii. Väike punt lööb minema. Jumal ütleb oma sõnas, ma otsin ühte, mitte paljud, ühte ainust otsin, kes seisaks müüripraos. Ei ole, ta ei taha seal mingisugused, ei tea, mis väga, väga suuri kogusid. Huvitav, et keegi on seal. Ja keegi tahab palvet. Aga olgu kiidetud issand, kasvata meie usku, nagu on kirjutatud, usust usku, aust ausse Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nii. Mina siis praegu lõpetan. Äkki Sakari räägib edasi, ma lähen palvetama korraks, üks inimene ootab väljas.